Tere tulemast vaatama QTV 4. perioodi uudissaadet. Mina olen Kaire. Ja mina olen Janeli. Tänases saates vaatame üle üritused, sündmused ja külalistunnid, mis meil on toimunud 4. perioodi vältel nii koolis kui ka väljaspool. Uurime, kus on õpilased käinud teadmisi omandamas. Tunnustame erinevatel konkurssidel ja võistlustel osalenud õpilasi. Ning vaatame, millised erinevad üritused meil koolis sel perioodil toimusid. Sel perioodil 14. märtsil tähistasime kooliperega ühiselt emakeelepäeva, mille raames toimus nii aktus koolimajas kui dramatiseering Toomemäel. Emakeelepäeva raames käisid Tartu Kristina Petersoni gümnaasiumis külas kunstnik Navi Trolla ja kirjandusteadlane ja terapeut Berit Kaškan, kelle sõnul inimene mõtestab oma elu lugude abil ja sõlmib isendaga rahu just keele kaudu. Õpilased kinkisid koolile ka Navi Trolla maali, kas siis Sellemaa keel, mida kunstnik aktusel ka avamas käis. Berit Kaškan andis õpetajatele ka loovkirjutamise tunni. Emotsioonide päevikut, et poole aasta jooksul nende füüsilise tervise näitajad ka paranevad. Kella 15 toimus Toomemäel dramatiseering Kohtumised, mis jutustas loo Kristina Petersonist. Dramatiseeringusse oli kaasatud ka Tartu linnapea. Kõik teie õpitud tarkus tuleb kõigepealt teile endale kasuks. Emakeelepäevaks digiteeriti meediastuudios gümnasistide etteloetuna kogu Petersoni luulelooming, mille salvestus sai nimeks Kummardus Kristina Agule. Digiteeritud luuletused ja emakeelepäeva aktus on järele vaadatav ka QTV YouTube'i kanalil. Ja roosilise palgega oli mul süles ainus armastud alo. Petersoni kooli traditsioonilist keeltenädalat korraldati 20. kuni 24. märtsil. Nädala raames käisid koolis külas mitmed külalisõpetajad, kes rääkisid erinevatest keeltest ja maadest. Keeltenädalal käisid koolis külas USA välisministeeriumi esindaja Jennifer Ruhler, Tartu Ülikoolis oma doktoritööd kirjutav Logan Carmichael, laulukirjutaja Birgit Täht ja Johan Villem ja Ukraina keeleteadlane Ljubov Kiseljova. Jennifer Ruhler rääkis õpilastele, mida tähendab olla diplomaat ning iga 3 aasta tagant uude riiki kolida. Külaline kinnitas, et hea võõrkeelte oskus avab uksed uutele kontaktidele ja lugematutele võimalustele kogu maailmas. Logan Carmichael kõneles õpilastele sellest, kui oluline on praegusel hetkel meie turvalisus, sealhulgas küberturvalisus, mida Logan igapäevatöös poliitikauuringute instituudis uurib. Laulukirjutaja Birgit Täht laulis prantsuskeelseid laule, rääkis oma elust ning jagas noortele teadmisi tervendavast muusikast. Lisaks said tema juhatamisel laululisel teel kõik osalejad paar prantsuskeelset sõna selgeks. Johan Villemin rääkis erinevatest koolidest, prantsuse köögist, Prantsusmaa kõrgel tasemel haridusest, üliõpilaseks olemise eelistest ja vaba aja veetmise võimalustest. Ta innustas noori õpinguteks Prantsusmaale suunduma. Frankofoonia päeva lõpus autasustati ka tublimaid frankofoonia teemalisel aardejahil osalejaid. Ljubov Kiseljova rääkis slaavi ja vene kultuurist. Tervisenädal toimus meie koolis 4. kuni 7. aprillil. Esmaspäevast neljapäevani räägiti ja uuriti erinevaid teemasid, nagu näiteks tervislik toit, ennetus, mälutreening, esmaabi ja liikumine. Lisaks käis külas mitmeid külalisõpetajaid. Tervisenädala raames sai koolimaja peal vaadata erinevaid terviseteemalisi videoid. Lisaks kaunistasid koolimaja seinu ka terviseteemalised plakatid. Teisipäeval kogunesid õpilased vahetundidel koridoridesse, et laulda laule südamest. Tervisepäeval andsid külalistunde Tauri Tallermaa, Silja Kana ja Urmas Varblane. Tauri Tallermaa rääkis õppimisest ja mälust. Ta tõi välja, et selleks, et oma tegemist ja sooritusi parandada, peab 100% keskenduma ja regulaarselt tagasisidet saama. 7. aprillil andis külalistunni Silja Kana, kes rääkis tervislikust toitumisest ja keskkonnaprobleemidest. Urmas Varblane andis aulatundi majandusmooduli õpilastele ning tema teemaks oli võitlus juhi rolli pärast maailma majanduses.
õpilased said kolmapäeval osaleda ka doonoripäeval ning koridoris esmaabivahenditega tutvuda. Lisaks sai koridoris proovida CAE-aparaate nukkude peal, mõõta oma vererõhku, osaleda vaikuseminutitel ja tervislike küpsiste konkursil. Märtsikuust saavad Petersoni õpilased kehalise tundides käia kooli kõrval avatud jalgpallihallis. Lisaks on avatud ka meie renoveeritud jõusaal. Neljapäeval, 7. aprillil kell 11 avati pidulikult möödunud aasta lõpuks valmima pidanud Annemõisa jalgpallihall, mis läks maksma üle 3 miljoni euro. Uus jalgpallihall on kehalise kasvatuse tundideks avatud ka koolidele selle ümbruses. Milliseid lisavõimalusi annab spordihall meie koolile? Väga palju võimalusi annab. Esiteks on see, et kui on ilm halb, vihmane, väga suur tuul, porine, siis me saame olla siin kuivas hallis. Ja kui tihti antakse kehase kasvatuse tunde siin? No me oleme alles alustanud siin, aprillis me oleme olnud siin, aga mais me üritame juba välja minna, sest et siis kui ilmad soojad on ja päike paistab, tahame ikka väljas olla. Oleme meie koolis uues kohas. Mis kohaga on tegu? Tegu on meie keldrikorrusega, võiks öelda tuttuuega, valminud sel aastal lõplikult ja nimetame seda kooli spordikompleksiks. Spordikompleks koosneb 2 jõusaalist, suurest ja väikesest, hetkel oleme suures jõusaalis. Siis on siin veel matiruum. Matiruum on seal, kus siis meie õpetaja Rainer näiteks õpetab kickboksi, mis on eriti populaarne tüdrukute hulgas, miskipärast, mitte poiste. Siis on meil veel peeglisaal ehk tantsusaal, kus siis saab teha sellist aeroobikalaadseid asju. Lisaks on siin keldris veel 2 riietusruumi, 2 duširuumi, 4 WC-d ja isegi 2 sauna. Kas meie kooli spordikompleks leiab ka kasutust uue spordihalli kõrval? See küsimus on pigem meie kehalise kasvatuse õpetajatele, kuna kehaline kasvatus on koolis ainukene, nii palju kui mina tean, ainukene aine, kus ei saa ruumi järgi inimesi kätte tunniplaanist vaadates, sest nad otsustavad iga kord ise, kus ja millal ja mis tüüpi tundi nad läbi viivad, siis ma ei oska seda nüüd öelda. Aga kindlasti on see hoopis eripärane spordihallist, ja spordihall on mõeldud pigem ikkagi pallimängude jaoks, eriti jalgpalli jaoks. Siin keldris, nagu te teate, jalgpalli mängida ei saa, see on ikkagi jõusaal, kickboks, maadlust saaks teha, tantsutrenne ja tõstmist. Nii et ma usun, et need 2 töötavad sümbioosis. Külalisõpetajana külastas Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumit ka Sass Henno, kes andis 3 aulatundi enda loengusarjast asjad, millest täiskasvanud rääkida ei julge. Algselt pidi aulatund aset leidma detsembris, aga COVID-19 olukorra tõttu lükati see aprilli. Sass Henno aulatund oli jaotatud 3 osaks. Minu lugu, ausalt, julge rääkida ja sõnade jõud. Tunnid kuuluvad loengusarja, mida Henno on andnud 2019. kuni 2022. aasta vahemikus juba 151 koolis 25 000 õpilasele üle Eesti. Henno on nentinud, mida sügavamale sellesse teemasse olen läinud, seda rohkem avastan ka halle juukseid. Aga ma usun jätkuvalt, et seda kõike on vaja, et järgmistel põlvkondadel oleks lihtsam. Henno lisab ka, et viimastel aastatel on kasvanud lausa 33% politseis registreeritud lastevastaste seksuaalkuritegude arv. See tähendab, et üha rohkem noori saab aru ja julgeb rääkida, kui kellelegi liiga tehakse. Kui ühel hetkel see kõhu silitamine muutub niimoodi, et see käsi liigub allapoole, ühel hetkel hakkab see käsi võib-olla lapse suguelundeid silitama, siis see laps ei pruugi nagu üldse teada, näiteks 6-aastane laps, lasteaialaps, et see puudutus kuidagi vale on. Veel oli külalisõpetajaks Tartu Ülikooli professor Raul Eamets, kes rääkis majandusmooduli õpilastele tuleviku tööturust.
Raul Eamets viis oma tunnis ettevõtlus- ja majandusmooduli õpilased tuleviku tööturule. Ta selgitas, mis oskusi neil on vaja arendada, et 11 miljardilise elanikkonnaga maailmas läbi lüüa. See info on kõik olemas. Suurandmete puhul näiteks suurtes linnades võiks keskarvuti anda teie autoarvutisse täpse trajektoori, kuidas liikuda autoga nii, et te ummikutesse ei satuks. Tartus ei ole see probleem, Tartu ummik tähendab seda, et ei saa teise tulega üle ristmiku, siis meil on juba ummik. Aga suurtes linnades on nagu päris ummikud. 8.–10. aprill olid meedia- ja filmimooduli 11. klassi õpilased taas kogunenud Nõiariiki, et filmida 2 lühifilmi. Esmakordselt osales laagris ka osa teatrimooduli õpilastest. Heidame pilgu, kuidas noortel läks. Tere! Ja taas kord oleme jõudnud meedia- ja filmimooduliga siia samasse Nõiariiki, kus juba jumal teab mitmendat korda toimub meie oma meedia- ja filmilaager. Lähme vaatame, mida noored seekord teevad ja kuidas nad filmide meisterdamisega hakkama saavad. Konstantin nüüd see kaamera töötab ilusti või? Kuidas teil läheb? Arvuti peab kokku, vaikselt teen fikse ja muidu suht okeilt. Kurta nagu midagi pole, kui ainult seda, et vahepeal ei tunne, et varbaid enam ei ole järgmiseks päevaks. Hästi läheb. Ma ei tea, sees saime filmitud nüüd veel väljas teha. Et väljas, väga ootan välja minemist. Põhimõtteliselt vaatasime need montaažid üle ja siis montaaži need stsenaarium duubel ja kaader on vahest 2 korda kordunud. Mis on teie ülesanne siin laagris? Valgus. Kas te teate ka, kas te oskate? Kindlasti. Oskate, jah? Mis juhtme pead kõige esimesena ühendama? Juhtme. See on väga hea vastus. Mis värvi juhe on? Must. Mis mul meelde jääb, toidud olid head, see jääb mulle kindlasti meelde. Ja ma sain kindlasti palju tehnilisi teadmisi rohkem juurde. Meedia- ja filmilaager on selleks korraks läbi saanud ja septembrist kohtume teiega juba Käärikul. 4. perioodi lõpetasime koolis enda abituriendid eksamiperioodile saates. Enne seda uurisime, millised on nende tunded ja heitsime ka pilgu peale tutiaktusele, mille erisaade on vaadatav ka QTV YouTube'i kanalil. Kui julgelt lähed vastu eksamitele? Eesti keele eksam suht julge, inglise keel vähem julge, matemaatika vist kõige julgem, võib-olla ühiskond on ka väga julge. Siuke kartus on ikka alati olemas, siuke ei ole päris julge ikka. Ma ei tea, mul suhteliselt suva ma saan hakkama, ma arvan. No ikka julge hundi rind on rasvane, et siin midagi ei ole teha, läheb proovib ja vaatab, mis saab. Ei, kõik on väga hästi ja väga julgelt, meeletu enesekindluse ja elurõõmuga. Millise kooli eksami valisid ja miks? Kehaline kasvatus, ma ei tea isegi miks, tundus loogiline, lihtne, vaatab, kas saab hakkama. Ühiskonnaõpetuse, sest et ma tean päris palju. Nagu tunnis ma räägin hästi aktiivselt kaasa, kõik suulised vastamised on mul 5 ja mulle väga meeldib arutada sellisel ühiskondlikel teemadel. Ühiskonna, kuna tundus kõige lihtsam minu jaoks, algul mõtlesin äkki ajalugu, aga kindla peale minek. Prantsuse keele eksami tegin eelmise aastal juba. Mida on Petersoni koolis õppimine sulle tulevikuks kaasa andnud? Enesekindlus. Ma saan minna õppima riigikaitset edasi. No palju sõpru, uusi nägusi ja julgust. Suhtlemisoskuse, ma arvan. Tead, hästi sooja ja toetava keskkonna, hästi palju lahedaid kogemusi, hästi palju lahedaid inimesi ja koostööpartnereid mitmeteks aastateks. Et hullult tore on olnud ja jään igatsema. 4. perioodi jooksul jõudis mitu õpilast koolide kõrvalt saavutada kõrgeid kohti erinevatel võistlustel.
Tartu linna õigekirjaolümpiaadil olid edukad meie abituriendid Maria Sokk 6, Kastan Andre Kikas 10 ja Hendrik Vaino 12. koht. Suur hulk treffneriste ja poskalasi jäeti selja taha. 17. märtsil toimus Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumi klasside vaheline võrkpallifinaal. Esikolmikusse kuulusid 12C, 10G ja 11C. Veel osalesid 10D, 10F, 11D, 11A, 12D, 10A, 11B ja 11D. 6. aprillil toimus Tallinna Polütehnikumi filmifestival, mille parima muusikavideo ja dokumentaalivõidu tõid koju meie filmiõpilane Rudolf Toika ja vilistlased Markus Gregori Kullamaa ja Christopher Oskar Orav. Selline oligi meie 4. õppeperiood. Aitäh vaatamast! Kohtume juba järgmistes saadetes!